30. augustil 2019 avati Jõgeva vallas lastekeskuses Metsatareke uus köök, mis asub Andruse maja teisel korrusel. Lastekeskuse direktor Imbi Ivask, miks oli vaja uut kööki ja millised tingimused on siin toitu teha? Uut kööki oli vaja selleks, et meie 3. pere saaks ka enda köögi ja pere saaks teha ühiselt toitu. Ehk et meie majas on 3 peret. Meil on Liisi pere, mis asub vanas majas, Marika pere, mis elab allkorrusel, Andruse majas, ja nüüd Mari pere, mis asub Andruse maja teisel korrusel. Ja Andruse majas oli üks köök, aga praegu kehtivatele nõuetele ja perekodusüsteemile on ette nähtud, et igal perel on oma köök, et pakkuda lastele võimalikult kodusarnaseid elutingimusi. Ja mis võimalused uue köögiga tulevad? Me saame rohkem lapsi kaasata. Lapsed saavad aidata pereemadel toitu valmistada. Saavad õppida, et tulevikus iseseisvalt hakkama saada. See pole mitte ainult köök, aga ka köök elutuba, lapsed mängivad siin, parandavad on koguni padjad. Aga kuidas lastel see kokandusõppe läheb üldse? Kuidas kellegi? Kas huvi on? Joo, huvi on, väiksematel lastel on huvi suurem kui suurtel, aga kui suurtel anda võimalus teha neid toite, mis neile endale maitsevad, siis nad löövad parema meelega kaasa. Ja padjad elutoa põrandal on meie heade sõprade Luuleväina ja Ekart Luki kingitus meile eelmise aasta jõuludeks, ehk et lapsed veedavad mõnusalt aega põrandal, vaatavad telekat, mängivad mänge, saavad lugeda raamatut ja põrandal lesides on seda palju mõnusam teha kui diivani peal. Diivani peale võib-olla kõik ei mahu ka. Ja kuivõrd on võimalik toidu tegemisel mõelda tervislikele toitudele? On, kindlasti on, sest pereemad käivad ise poes ja valivad toiduained, millest nad toitu teevad. Ja kindlasti on see tervislik ja ma võin kinnitada, et meie pereemad oskavad väga hästi süüa teha ja teevad väga maitsvaid toite. Nii et lapsed saavad tervislikult toitu. Ja ilus vaade siit läheb aknast alla vaadata rõdu peale. On. Kõik meie külalised kiidavad, et me elame väga kaunis ja ilusas kohas metsade keskel. Nagu nimigi Metsatareke on. Jaa, just. Et mul on väga hea meel, et kui 2000. aastal läks Siimusti lasteaed, mis kandis tegelikult Metsatarekese nime koos siis lastekoduga, läks lasteaed algkooli alla, et see Metsatarekese nimi tuli siis meie tollel ajal lastekodule ja praegu perekodu. Jah.